Tere! Ma praegu õpin tehnilist graafikut või teen selle kodutöö järgi. Meil just oli siin suurem töö, mis ma ära lõpetasin. Üldiselt minu arust oli päris hästi välja. Ja hetkel kodutöö raames ma lõpetan ühte töövihikut, mis meile aasta alguses anti, mis me peame aasta lõpuks ära tegema. Siin on ligi 90 ülesad, mis me kõik peame ära tegema lõpuks. Üldiselt, kui sa oled kaine mõistusega ja kerge õppimisega, siis see on kõik tehtav, lihtsalt võtab tükk aega. See on tehnilise graafikatunnis tehakse natukene ülesand ära, ülejäänud kodus. Aine raske ei ole, see lihtsalt läheb paari asju vaja, näiteks mul on harilik, kõhnaharilik, joonlaud ja kustukas. Tundub lihtne, tegelikult on päris lõbus ka, mõnele on natukene pinge rohkem, kui nad on sellised perfektsionistid, aga üldine arusaam on see, et tegelikult on tehtav, lihtsalt võtab palju aega. No praegu siin Siin on telgede peegeldamine, mis oli tiba eelmise nädala teema, aga ma ei teinud seda. Et ma teen seda praegu. Sain privileegi. Hetkel meil oli tundides on selline eskiis, tähendab nagu joonis, aga mitte joolauaga ehk vaba käega. Meil oli ülesanne võtta üks ventiil, see teha 6 erinevaks grupiks ja siis joonestada. Mina sain enda rühmas ülesande lõpuks joonistada kõik see ventiil kokku. Siin ilusasti on näha, arvestatud ka. Essa korraga ikkagi. Ma olen ikkagi väga hea selles. Et võttis iseenesest mingi 2 akadeemilist tundi, et siis kokku 3 tavalist tundi aega. Muidugi oli seal eelnevastast aastatest mõned näidised jäetud, et sa päris mees ei kobaks metsas. Aga üldiselt see oli täitsa lõbus, mulle meeldis. Ma siis praegu õpin loodusteaduste aluste ja säästliku arengu kontrolltööks, mis meil tuleb paari päeva pärast. Ja hetkel siis ütleme nii, et see nimi on päris ekslik. Et kui algselt võiks arvata, et ma saan seal õppida nagu ka bioloogiat, keemiat, siis tegelikult see on, nagu tema ise ütles, populaarteaduslik füüsika. Nii et hetkel meil on hästi selline, ütleme, et mitte ainult praegu, vaid lõpuni, meil on hästi füüsikapõhine. Ja kuigi see pole päris erialanaine, siis ta on ikkagi valikaine, millest siis sa pead valima ühe. Ja siis ütleme nii, et see tundus algselt nimepõhiselt kõige parem ja kui ma olen läinud sinna, siis ma ei hakanud vahetama. Ei ole kõige toredam aine, mida õppida sellepärast, et ütleme nii, et ma pole kõige suurem sõber mehaanilise füüsikaga, vaid pigem mulle meeldib elektrifüüsika. Meil on väga palju vormis nagu neid samu ülesandeid olnud just sellised nagu liikumisvõrrand ja sellist. Ma võtsin täiendusfüüsikat, siis meil oli ka sissejuhatus mehatroonikas, oli täpselt sama, nii et ma olen päris palju selliseid samu ülesandeid teinud, nii et on natuke igav minu jaoks. Aga teine asi on ka see, et ma vahepeal ei näe neid seoseid, mida ma nagu, ütleme, ma enda füüsika põhjal natuke nõrk. Nii et sellepärast siis ma ütleme nii, et mul on läinud aega, et teha neid seoseid. Aga samas nagu ülesanded on jäänud kõik samaks. Nii et siis ta ei ole just kõige, ühesõnaga ta ei ole minu jaoks nii huvipakkuv. Ta ei ole võib-olla nii raske, ta on selline jõukohane, aga ta ei ole ka selline, mis mulle nagu huvi tekitaks. Meil teisel semestril üks kõige raskemaid kursusid on elektriahelat 2. Seal kõige ebameeldivam osa on niikuinii kontrolltöö. Siiamaani veel sinna jõudnud, meil on nüüd kodutööd, millega teha. Mina olen nii eeskujulik õpilane, et ma ei ole veel endal teist kodutööd teinud. Ja mu kõrval, mu paremal käel istub üks kursakaaslane, kes juba oli arvestatud selle. Nii tema räägib mulle, mis siin toimub. Mina kui nulli teadmisega ohmoonisin. Ma arvan, et lihtsam on, või siis humoorikam oleks, kui sa pakuksid, mis toimub ja siis ma vaatan, kas sa pakud õigesti. Aga ei, mulle on mõlemad kodud tehtud, nad on täiega. Okei, võib-olla mina olen lihtsalt natuke imelik inimene, aga mulle tohutult meeldivad need. Minu võrdlus on see, et esimest ma tegin ikka pikalt, ma arvan, et kuskil 15 tundi tegin kokku. Seal oli tõesti see, et mingi moment ma olin ikka väga suures ahastuses, sest et mul, sa lihtsalt teed 3 tundi ühte asja, sul ei tule ja ei tule välja. Teine kord oleks ma kuidagi väga valutult, et selle ma sain äkki mingi 7 tunniga tehtud. Et see oli tõsiselt, see nagu põhimõtteliselt kõik tuli kohe esimese korraga välja. Nii et see ütleme nii, et vahelduv pool sobis mulle parem nagu alalispool. Kõik meie instituudi õppejõud teavad seda ainet, sellepärast, et see on aine, millega kõik õpilased ka kõige rohkem võib-olla kiruvad või siis nutavad või vihastavad või midagi sellist. Nii et ta on selline kõige rohkem emotsioone tekitav aine. Aine on raske, see nõuab tööd.
see ei ole see, et sa tuled gümnaasiumi teadmistega siia laua peale lööma ja sa oled kohe 5. Siin sa pead nagu päriselt kodus ka asju tegema. See ongi suurim probleem inimestel. See on, jah, ta on, ma nõustun, ta on raske. Veel üks väga põnev aine, mis meil on, või noh, siis selles mõttes, mis läheb sinna rohkem sinna mehhatroonika alla. Me ise nimetame seda MJ aineks, aga ta on siis juhtimise ja andmesidetehnika, mis siis põhimõtteliselt õppejõud on ise loonud enda keskkonna, kus saab siis luua nii-öelda selliseid väikseid, see enam-vähem näiteks vajutad selle peale ja siis saad nagu ülesandeid lahendada ja siis põhimõtteliselt on jätnud siis sellise nagu ta ise seda nimetab, arvutamise jätnud nagu arvuti oleks. Samuti ta on ise loonud endale teinud sellised väiksed kitid, kodukitid, kus on siis erinevad isegi takistid ja siis ühesõnaga sa saad erinevaid neid vooluallikad. Mu enda suhe selle ainega on selline nii ja naa ütleks, sest et mul ei ole päris seda klikki nii-öelda ära käinud, mis mul näiteks on elektriahelates. Et väga palju on ka sellist, et sa lihtsalt saad aru, mis see süsteemi nagu õige vastus on ja siis lihtsalt kordad seda, sa ei saa tegelikult nagu mina vähemalt ei ole saanud vahepeal aru sellest nagu sügavamast või et miks see töötab nii. Et nüüd mul nagu vaikselt hakkab tulema, nüüd ma juba näen neid seoseid rohkem, aga et ütleme, et eelmine aasta meil oli ka väga sarnane aine, meil oli siis ühes mehhatroonikasse, mis oli täpselt samamoodi selles samas keskkonnas, kuidas tehtud. Ja siis ta oli selline, täpselt samamoodi, et seal ma sain nagu veel vähem aru. Mul oligi mingid asjad, mis ma lihtsalt küsisin kelleltki, et kuidas seda teha. Ta ütles, ma andis mul valem ette või ütles, et kuidas teha. Ma tegin ära, aga kas ma tegelikult sisuliselt asjast aru sain? Mitte päris võib-olla. Aga jah, selles suhtes ja ka sellepärast võib-olla vahtluse tulla kiiremini pärast seda. Et ma arvan, et nüüd, kui ma peaksin uuesti tegema, ma ei teeks nagu kontrollitööd uuesti 100%-le väga. Aga kodutööd, need võib küll veel tulla, need on hästi põnevad selles. Ma nüüd neid uusi ei ole teinud, aga eelmine siis semester meil oli vaja teha Arduino kood ja siis sellega panna auto liikuma. Et see oli selline väga, ütleme, et kood oli pikk, aga tegelikult mis auto tegi oli suhteliselt lühikene. Aga see oli selline tore programmeerimise algtase.